Halleluuja, jälle kolmapäev ja koguneme usinasti ja teemaks oli siin, käis läbi need võimatud olukorrad, kus on mitte ainult inimesel olukorra sees ei ole mõistus otsas, vaid kõigil tema sõpradel on ka. Ja ahjus ei ole tegelikult mitte ainult üks inimene, vaid oleneb tema tutvusringkonna ja sõprade kogukonna suurusest. Ahjus on tema pere, ahjus on tema sõpruskond ja ahjus on isegi lõpuks terve kogukond, kui ühe inimese olukorrad ei lahene, sest et selles näiliselt lahenematus olukorras see paneb kõigi teadmised proovile, kõigi Jumala tundmise paneb proovile, paneb uhkuse proovile, eriti vaimulikel nõuandjatel, kui sinu nõu mitte ei taba märki, kogu aeg lihtsalt nool riivab märklauda ja põrkab kõrvale, kukub sopsti maha. Ja sellistele tugevalt enesekindlatele juhatajatele on see ka paras selline pähkel ja alandus alla neelata, kui sinu imelist ja vaimustavat võitud nõu, nagu et see ei olnudki, ei osutunudki olevat selleks Jumala sõnaks taevast, eks. Ja need asjad tegelikult testivad kõiki. Aga kui sa tead seda ette, siis sa võtad seda nii rahulikult. Sa ei võta seda nii kriipivalt, traagiliselt, selles mõttes, et nüüd on nagu maailma lõpp, et mis nüüd saab, eks. Vaid tundes Jumalat, sa jääd rahusse ja tead, et isa ei ole veel alt vedanud. Sa tead seda kindlasti. Nagu Paulus ütleb, et me oleme nõutud, aga me ei heida meelt. Et mis ta ütleb seal, et ta toob seal mitu näidet ja ütleb, et aga me ei ole hüljatud, eks. Ja kui sa tead seda, et isegi kui millegi pärast Jumal väga otsestele küsimustele valib vastata vaikusega, ei vasta iga küsimuse peale, siis sa tead, et ta on ometi meiega, meie oleme temas, tema on mähkinud meid iseendasse ja tema vaikimine ei tähenda eemalolekut, vaid see on nagu keegi, kes hoiab sind paksu teki sees endas üles ja sa küsid ja pärid nagu väike laps kogu aeg. Ja see, kelle süles sa seal paksu teki sees oled, see on lihtsalt vait. Nii et vaikimine ei tähenda tema eebal viibimist, vaid sa oled temas, sa oled sisse mässitud temasse ja sa oled turvaline ka selles olukorras, kõigis olukordades, mis su ümber on ja ka selles vaikuses. Su hing võib ikka puhata temas, nagu Taavet ütleb, et nagu võõrutatud laps minus on mu hing minus. Nagu võõrutatud laps, eks, et see hinge võõrutamine sellisest väga kiirest ärevile minekust, enesekaitsest, sellisest rapsimisest ja lihalikust aktiivsusest ja tegutsemisest, et kogu aeg iseennast päästa. Su hing on sellest võõrutatud ja kui on olukord, mis on täitsa hull, täitsa hull, eks. Siin praegu ütleme, et Katrin peab välja kolima ja täna veel ei ole see nii, et keegi ei tassi mööblit sisse ja ei ütle kao siit koos oma kotinatega. Aga ütleme näiteks, et kui oleks nii, et on vaja minna, mis me siis teeme? Ikkagi võib meie hing rahus olla ja öelda, et isa, sina tassid meid süles, ise tead, kus sa meid maha paned, sul on alati lahendus, sul on surmastki väljapääsutee. Nii et aga selles samas usus me oleme ka üksteisele toeks, et me ei pea üritama, nagu siin või eelmistel ajastutel on, et kõigi nõuanded kellelegi, kes on kuidagi kimbatuses, võivad mõjuda nagu tead lõvihambad või mõõgapisted või üks on targem kui teine ja muudkui annavad nõu ja lõpuks sul on selline tunne, et sa jääd tervemaks, kui sa hoiad kogukonnast ennast eemale. Nendest nõuandjatest, et sul on üksi kergem Jumalat uskuda.
sest teiste inimeste rahutus ja usaldamatus ja ärevus ja ängistus, nad püüavad sinu olukorra kuidagi ära lahendada, aga nad teevad seda väljaspool Jumala tunnetust. Aga kui me küpseme, siis on teisiti, siis on niimoodi, et me aktsepteerime seda, et meie kogukonnas võivad olla mitmed inimesed sellises olukorras, et kõigil on mõistus otsas. Et noh, ei oska lihtsalt, ei tea, mida öelda. Mina nõustan ühte inimest praegu, kes on noh, no ongi nii, et mina palvetan ja ta kogu aeg palub mul palvetada ja ma palvetan ja ma lähen välja palvetama ja noh, kui üldse saab vastu seina palvetada, siis on need palved vastu seina. Nagu kohe niimoodi, et müür on ees. Ei ole nagu selline nagu, ma ei tea, mis see on. Nagu Jumal nagu ütleb, et ja sa võid neid palvehäälitsusi teha, aga see ei ole sinu asi praegu. See ei ole praegu sinu asi, ma ei pühenda sind asjasse ja ta ei näita mulle ja ta ei ütle mulle. Teistes olukordades ütleb, vot siin ei ütle. Aga mismoodi, mida ma siis saan teha? Kõik, mis ma saan teha, on olla selle inimese kõrval. Lihtsalt olla tema kõrval. Kui tal on vaja seda teadmist, et keegi palvetab, siis ma annan talle teada, et ma palvetan, aga ma olen ta kõrval. Ja ma olen näinud, kuidas sellised asjad toovad inimesi täiesti katastroofilistest olukordadest välja, kui tal on keegi, kes on tema kõrval, et ta ei ole üksi, et ta ei jää üksi seal. Ja ta tuleb välja ja seal tuleb tohutu võit ja triumf sellest. Aga see on Jumal ise, kes toob välja ja tegelikult võitja ei ole mitte ainult see, kes sellest olukorrast välja tuli, vaid võitja on ka see sõber, kes jäi ta kõrvale, isegi kui mõistus oli otsas ja tuli tahtmine öelda, et ise sa oled oma elu selliseks teinud, ju sa oled siis nii palju valesid otsuseid teinud ja et isegi kui tahaks lõpuks nagu mõelda niimoodi, me ei ütle neid asju. Me ei ütle neid asju, sest me teame, et inimene tegi oma eluteel igas olukorras sellel hetkel oma usku ja arusaamist ja küpsust mööda tegi oma parima valiku ja ta ei oleks osanud teistmoodi valida. Sellel hetkel ta ei oleks osanud mõelda üldse teistmoodi, ta ei olnud selle koha pealgi teisiti mõelda. Seega hukka mõista inimest kunagi, ütleme, väiksemas küpsuses, väiksemate teadmiste, väiksemate kogemuste juures, ka ütleme tolleaegse koguduse õpetuse juures süüdistada, et ta tegi valesid valikuid, see on kõige ebakohasem asi üldse. Kõige rumalam asi on öelda, et mis ma sulle ütlesin või seda ma arvasin või ma arvasin kohe juba toona. Sa ainult haavad, ole vait. Ja tea seda, et Jumal jalutas temaga sellesse päeva, kui ta need valed vastused või valed ja isegi seda ei tea, kas ta tegi valed otsused. Me ei tea näiteks seda, kas Joosep tegi vale otsuse, kui ta läks vendadele oma unenägusid rääkima. Kui ta ei oleks rääkinud, teda ei oleks majast välja löödud ja ta ei oleks kunagi saanud Egiptuse peaministriks ja ta ei oleks kunagi saanud Iisraeli rahvast koos Kristuse seemnega näljasurmast päästa. Nii et kas need valed otsused, mis inimesed oma eluteel teevad ebaküpsuses, kas need on ikka, vaata meile ei ole antud seda teada, kas need on nii-öelda kategoorias vale otsus. Kas need ikka on nii lihtsad asjad, sest pärast võib tulla välja, et see inimene jõuab sellesse kohta, kuhu Jumal tahtis seda tuua just läbi nende otsuste, läbi selle ebaküpsuse, läbi nende apsakate, läbi nende reaktsioonide, läbi kõigi nende asjade. Ta jõudis lõpuks sinna välja, kuhu ta jõudma pidi ja see inimene võib-olla ütleb, et ma ei muudaks oma elus mitte midagi. Me oleme olemas, me kõnnime koos, me kanname üksteist, kui vaja, me aitame, kus me saame, eks ole, ja me julgustame üksteist ja me jääme ütlema, et me jõuame koos teisele kaldale. Me ei jäta sind üksi, me ei jäta sind maha, me ei hakka sind põlgama, et sa oled ainus, kes oma eluga hakkama ei saa.
eelmistes kohtades, kus ma olen olnud ja eelmistel ajastutel oli üks selline liikumine, oli küll Eestis, kus oli niimoodi, et kui sul ei olnud kogu aeg seda keep-smilingut ja sa ei olnud kogu aeg jõle tugevalt usus ja kogu aeg selline ei tsiteerinud piiblikirja kohti, vaid oligi raske, siis võis väga kergesti tekkida selline tunne, et ma olen ainus, kes oma eluga hakkama ei saa. Ja ka siis suhtumised ja hoiakud olid ka niimoodi, et kui 3 korda on nõu antud ja sinu elu ei olegi veel korras, siis, siis sul on midagi viga, et sina oma eluga hakkama ei saa. Aga tänu jumalale see liikumine läks ka kiiresti üle, nagu kõik laste haigused. Ja küpses loodetavasti suuremasse küpsusesse. Aga noh, lihtsalt selline mõte praegu. Ta on ka Sam Solan õpetanud, seda on, ma mäletan, Kavender õpetas seda ka, et see kulla puhastamine, ta rääkis sellest lepingulaekast ja templist, kõik need riistad, mis olid kullaga karratud. Ja ta rääkis sellest, et Jumal sulatab meid nagu kulda ja ta rääkis, kuidas see kulla töötlemine käib, et see on inglise keeles beaten gold, beat nagu lööma, taotud kuld, beaten gold. Ja ka see kallis selles kõige pühamas paigas või kus seal selles pühama paiga ees, see lamp, see püha õli, mis seal lambis põles, see oli beaten oil, see oli tambitud õli. Et kuidas seda kõige kõrgemat väärtust Jumala esile toob, ongi see, et need oliivid ju neid tambitakse. Nii et see õli sealt välja voolab, need on purustatud ja tambitud. Ja siis, kui see õli sealt voolab, siis see on see tervendav õli, see on see, mis annab valgust, eks. Ja siis oli see beaten gold, see tambitud kuld või taotud kuld, see, millega karratakse, et kuidas seda esiteks sulatatakse, kogu see sulatamise protsess ja siis, kui ta on ahjust võetud, siis teda taotakse nii õhukeseks. Kuidas on, kui sa oled ahjust pääsenud, sind on sulatatud nii, et sa oled puhas kuldeks ja siis hakatakse sind taguma ja selle tagumisel lõppu ei ole. Taotakse need kuldplaadid nii õhukeseks ja siis taotakse need kuldplaadid, taotakse selle lepingulaeka peale ja kõige selle nende riistade peale. See on üks aeg ja see on üks protsess ja seda ei saa lühendada. Ja Kavender rääkis sellest, et need on just need olukorrad, kus sa oled nagu 8 tiiru kõik andeks palunud ja kõigile andeks andnud ja sa enam ei tea, mida sa kõike ära teed, mis trikid sa kõik ära teeks, et oma olukorrast välja pääseda ja sa ei pääse sellest olukorrast välja. Mitte midagi ei aita. Ja sõbrad ütlevad, et sa ikkagi tegelikult ei mõelnud seda. Sämmi algõpetustes on kirjas, et siis tuleb sulle see mõte, et sa ikka sügavuti ei mõelnud seda, kui sa ikkagi andeks palusid või andestasid või et mine ikka sügavamale, tee uuesti see ring läbi, eks. Ja sa võid seda jäädagi tegema ja mitte midagi ei muutu. Nõu on täiesti otsas ja need on need kulla tampimise ja oliivide purustamise ja selle kalli õli esile toomise aeg. Et kui see protsess on läbitud, siis Jumal oma suveräänsel ajal tuleb selle vastusega, aga sa oled palju puhtam ja see, mis sinu elust välja tuleb, on tohutu palju puhtam ja kaunim ja õnnistavam ja tervendavam kui see, mis oli ennem seda olukorda. Nii et kui me teame seda, siis see võtab mõningaid kordi elus sellistes olukordades olla, kui sa hakkad neid olukordi võtma juba rahulikumalt, küpsemalt. Ei lähe nii ärevile ja närvi ja endast välja, nagu ütleme esimesel ringil, et täielik paanika, et mis nüüd lahti on, Jumal on maha jätnud, eks. Vaid see lihtsalt ongi ja sa tead, et kõige lõpus, kui see kõik on läbi, siis see Jumala au
see Jumala valgus, kõik see, mis ilmsiks tuleb, see on nagu vau. Et päästetud meid, me saame Jumala riiki tasuta. Aga kõik see, kui ta meid vormib oma sarnasusse, see ei ole tasuta, see ei ole kiirsöögirestoran või selline drive-in, et paluks mulle üks tops täiuslikkust ja üks portsjon hiilgust ja au ja imelisust ja tarkust ja ei, seda ei saa niimoodi, vaid see on üks tee, mis paneb meid higistama, aga kõige selle sees on, mis on kõige vahvam, on kõige selle sees, mis on selle taga ja mis selle mõte on see, et Jumal igatseb üle kõige meiega suhet. Isegi mitte see lõpptulemus, et ta tahab saada nagu täiuslikult ilusaid üles vuntsitud tütreid ja poegi, kes ei tee talle häbi. Et tema eesmärk ei ole mitte see, et noh, lõpuks sa oled selline lips otse ja juuksed lahku kammitud ja sa oled sihuke viks ja viisakas ja siukene noh, kogu siputamise ja vastupanu ja kisa ja kära ja kõige sellega olen ma lõpuks suutnud su sirgeks kammida, eks. et ta ei ole mitte see, vaid ta igatseb sügavat suhet ja see taust, kust me tuleme, Eeden. Mis asi oli see, mille saatan lõhki tõmbas, noaga läbi lõikas, oli suhe. Ja meid sellesse suhtesse tagasi toomine kogu meie pagasi ja trauma ja katkisuse ja kahjustustega. See Jumal ei võida meid oma kallisse, intiimsesse, südamlikku üksolemisse temaga muul viisil kui läbi olukordade, kus meil ei ole teist varianti kui ainult tema. Et tema ongi ainus, mis meil üldse järgi jäänud on. Vot ainult sellistes olukordades me oleme nõus temaga kokku kasvama ja üheks saama. Muidu me oleme liiga imelised ise ja et talle väga lähedale minna ja tema lähedal püsida, eks. Nii et kõige selle taga on armastus, kõige selle taga on igatsus suhte järele. See puudutab majanduslikku külge, see puudutab tervist. See puudutab inimsuhteid, see puudutab kõike, sest et vaadake, kuskohast me hakkame tulema, kui me oleme päästetud ja hakkame nii-öelda liikuma või mõned isegi tulevad päästele selle peale, et neile lubatakse, et Jumal teeb su rikkaks ja ilusaks ja terveks ja kõik ja et tule Jumala juurde. Nad tulevad juba kohe selle mõttega, et saada tema käest see, mis neil puudu on, et siis elada rõõmsalt oma elu temast suhteliselt sõltumatuna. Mitte teda enam vajades, eks. Ja ka mis need eduõpetused ja kõik need, mis siin see karismaatilise ajastu, need ahnuse õpetused ja mis on läbi käinud, et mida ka Sam Solan õpetab nende kohta või sellest, et nad apelleerisid ja manipuleerisid orvu hingega või alaealise hingega, tõotades neile, et kui sa teed nii ja nii ja nii, siis sa nii-öelda külvad ennast välja sellisesse majanduslikku vabadusse ja jõukusesse ja lausa rikkusesse, et sa edaspidi enam ei sõltu Jumalast. Ja inimesed tahtsid metsikult saada jõukaks igasuguste vahenditega. Miks? Sest siis ma ei pea enam Jumalat kartma või nagu selles mõttes, et siis ma ei pea enam temaga kogu aeg osaduses olema, sest et siis ma olen majanduslikult kindlustatud. Ühesõnaga, Jumalat jahiti selleks, et saada rikkaks, et elada edasi Jumalast sõltumatult. Sest kui sa oled rikas, siis sa ju ei ole ju vaja nii meeleheitlikult tema ligi hoida. Ja tihtipeale oli ka tervenemise taga see, et ma jahin imesid, ma pean saama omale selle kiirime, selle välktervenemise,
selle äkilise ootamatu tervenemise, mis kukub mu peale kuskil võimsal koosolekul. Ja siis, kui ma olen imeliselt terveks saanud, halleluuja, ma võin minna nagu need 9 pidalitõbist oma teed ja siis ma ei vaja enam Jumalat nii metsikult. Aga miks on need välktervenemised kristlaste puhul väga harvad? Need on pigem päästmata inimeste puhul. Miks on need välktervenemised kristlaste puhul nii halvad, on see, et Jumal teab meie südant. Ta teab, kui me saame otsekohe laksus selle ime kätte, me jätkame samamoodi temast suhtelises sõltumatuses üsna sellist omaenda äranägemise järgi elu, nii nagu me ise õigeks peame. Aga kui tervenemine kujuneb pikaks protsessiks, siis selle läbi midagi meis murtakse, et me tahaksime saada kõigest kiireid vastuseid, et pääseda jälle sellest Jumala sellisest sidemest, eks. Ja Jumal ei anna meile neid asju tihtipeale sellepärast nii kiiresti, et ta teab, et me oleksime varsti jälle läinud siis, kõik on ju hästi. Hannes on öelnud siin, et kui oleks Jumal kohe vastanud nende palvele ja kohe Kristelle tervendanud, siis nad ei pruugiks enam üldsegi, nad ei pruugiks olla üldse tulnudki nii sügavalt Jumalasse, nad ei pruugiks üldse olla jäänudki Jumalasse või Jumalale ligi. Aus tunnistus, inimesed tunnevad oma südanteks. Nii et lepime ka sellega, et Jumala tõotus on kindel ja vääramatu. Ta teab, mida ta on tõotanud, aga ta armastab meid kaugelt rohkem, kui meie mõistus sellest aru saab. Ja vahel, kui need asjad kujunevad pikkadeks teekondadeks ja protsessideks, on see, et tema igatsus on, et me mõistaksime. See on see kirja koht, et inimene ei ela ükspäinis leivast, vast igaühest sõnast, mis tuleb tema suust. Aga selle sisu ja selle tagamõte ja see sügav, see alltekst seal on see, et inimene ei ela ainult sellest, mis ta saab, et ta vajadused on täidetud, vaid ta elab Jumala suhte sees. Sügavas osadussuhtes Jumalaga, see on sinu elu. Mitte see, mida sul õnnestub tema käest saada, eks. Ja Jumala eesmärk on tuua meid kokku temasse ja õpetada meid teda tundma sügavuti, aga sa ei õpi mitte kedagi tundma sügavuti kiirkorras plakselise 3 punkti jutlusega, eks. Ja niimoodi sellisel viisil ta kõnnib koos meiega, nagu Iisraeliga 40 aastat kõrbes. Ta kõnnib koos meiega lihtsalt, et ajada meiega juttu. Ja et me harjume temaga, et me kasvame temaga kokku, et me harjume teda vajama, et me harjume teda armastama. Ja lõpuks, kui see olukord on jõudnud nii kaugele, et see ei olegi meile enam nii oluline. Noh, mõtleme, et Katrin peaks välja kolima küll, jah. Ja nii, aga ütleme, et see, mida me nii metsikult taotlesime, see sellel hetkel, kui see laheneb, see ei olegi meile enam nii karjuvalt primaarne, vaid tegelikult see vestlus jätkub, see konversatsioon Jumalaga jätkub ka pärast seda imet, nagu ei olekski midagi erilist juhtunud. Sest me oleme temaga nii kokku ja üheks kasvanud, et me ei oska enam hingatagi ega mõeldagi ilma temata. Nii et jah, näed, selline teema praegu. Kui me oleme pikkades rasketes olukordades, mis ei taha kuidagi ära laheneda, siis ka kogukond ei peaks heituma, et kaua me palvetame ühe sama asja pärast. Võtame mõne teise palveteema nüüd, eks. Ja et sinu pärast on juba küll ja veel palvetatud. Ei, arvestame sellega, et Jumalal on üks eriline plaan selle inimesega ja need lahenematud olukorrad, ta võiks lahendada selle nagu 1 sekundiga, aga mis siis? Ta tegelikult nagu, see oleks nagu, et võta, mis sa tahad siis.
aga ta ei tee seda, ta armastab meid liiga palju. Ja ta vastus on tihtipeale see, et tule mulle lähemale, tule mulle lähemale, tule mulle lähemale. Oleme nõus. Liha ja hing tõstab selle palvesoovi Jumala ette. Anna mulle see, siis ma kiidan sind. Anna mulle see, siis ma tulen sulle lähemale, siis ma armastan sind, siis ma olen tänulik. Anna mulle see, siis ma maksan sulle kümnist. Anna mulle see, siis ma luban. Ja Jumal ütleb, pane see kõrvale, tule mulle lähemale. Aga meil on see asi meie ja tema vahel, eks. Ja vaata sellised pikad ja alandavad olukorrad, kus me võitleme mingi asjaga pikka aega, on see, et lõpuks me paneme oma selle asja kõrvale. Ja lihtsalt poeme isi rinna najale ja ütleme, et sina oled mulle kõik. Tuleb see lahendus või ei tule? Sina oled mulle kõik, ma ei saa ilma sinuta. Kuidas ma küll sain üldse olla nii uhke ja ülbe ja üldse ilma sinuta nii palju elada? Ja vot see on see, mida ta ootab ja siis ei ole see lahendus, see kuidagi sujuvalt tuleb siis. Amen, et see hea ja kurja tundmise puu, millega saatan tuli, see hea ja kurja tundmise puu pakkus ju kohest lahendust väljaspool suhet. Suhe võtaks liiga kaua aega. Jumal tahtis õpetada Adamat ja Eevat ennast tundma läbi teekonna, läbi igapäevase suhtluse. Ta tuli nende juurde ja see isa-poja vestlus, see armastav vestlus ja Aadam oleks võinud kasvada isa sarnasusse, nii nagu poeg, kes kasvab isa kõrval üles ja õpib kõik, mis isa oskab. Alus algab see mingisuguse remontimisega, mingi haamerdamisega, mingi auto putitamisega, kalal käimisega ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui poeg jääb isa kõrvale, siis selle protsessi vältel 20 aastaga on poeg kasvanud täielikult isasse ja isa on ennast laadinud täielikult pojasse ja poeg on täielikult isa nägu. Saatan tuli, ütles, ära raiska aega sellele suhtele. Mine söö puus, sa saad kõik tarkuse kohe korraga. Ilma suhteta. Ja kui saatan tuli ja pakkus midagi, mis oli suhte arvelt, mis pani suhte teisele kohale, siis vaata, mismoodi see inimese südant mõjutas. Momentaalselt oli kahjustatud ka mehe ja naise suhe. Ja sealt edasi juba isa ja poegade suhe ja sealt edasi juba vendade vaheline suhe, mis läks tapmiseni ja nii edasi ja nii edasi. Nii et saatan tuleb suhete vastu. Aga vaata, mis on. Jumal tahtis ju suhte läbi seda kõike anda. See kõik oli garanteeritud, eks. See kõik, mida inimene tahtis, oli Jumalas olemas, aga see oli läbi suhte teekonna, mis oli kõige väärtuslikum asi üldse Jumala jaoks, eks. Ja vaata nüüd, kui Jumal nüüd toob oma selle rahva Egiptusest ära, toob ta enda ligi oma, ta ütleb, ta käsib Faarale öelda, et lase mu esmasündinud poeg minna. Jumal nägi nüüd seda Iisraeli nagu oma esmasündinud poega, eks. Ja ta toob ta ära enda juurde, ta kutsub selle Iisraeli oma osadusse. Ja mida inimesed ütlevad? Ei, meie ei ole suhtest huvitatud. Mooses, mine sina küsi, mida ta tahab. Ja tule räägi sina meile, mida ta tahab. Me anname talle, mida ta tahab. Aga suhtest me ei ole huvitatud. Kui ta ütles, mina olen Jehova, sinu parandaja. Me eesti keeles on sinu ravija, see on ka hea sõna, sest see ravija on, see ravija on ka, ravimine ei ole arst. Või selline, et nagu laksti tuleb asi. Ravija on, see juba viitab protsessile. Aga see, kui Jumal ütleb, mina olen Jehova sinu parandaja,
see sõna tähendab sõna-sõnalt, mina olen see, kes õmbleb su tagasi kokku terviklikuks